Tere tulemast taas kord kuulama osa saama Uncast podcastist ja seekord siis stuudios Anatoli, Reimo ja siis Arto. Täna räägime identiteedist, väärtusliku olemisest ja autoriteedist ja muudest teemaga haakuvatest elementidest. Meie saate eesmärk täna on olla julgustav, kasulik, ülesehitav, tervendav ja aidata inimestel näha rohkem sügavuti, et mis nende sees toimub. Sest et kui me näeme selgemalt, mis meis toimub, siis me oskame ka teha paremaid otsuseid oma elus ja selle kaudu edasi liikuda. Just näiteks nendest ummikkohtadest, kuhu me mõnikord jääme kinni ja ei saa aru, et mis meiega toimub, miks toimub ja me ei saa nagu justkui võib-olla sealt liikvel edasi. Nii et tänane saade on mõeldud probleemide lahendamiseks ja püüame selles osas võimalikult palju väärtust siis panustada. Mõtteid ja ideid on olnud kuhjaga, ilmselt kõik ei jõuagi tänases saates läbi käia, aga pole hullu, alustame kuskilt. Nii et tere tulemast, mehed, Anatoli ja Reimo tänasesse saatesse. Tervist! Tere! Täna siis identiteedist ja väärtuslikku olemisest ja kuidas see anarhismiga kokku käib. Olen ise siin mitmeid mõtteid kirja pannud siin paar päeva ja põhjus lihtne. Kuna ma tegelen jätkuvalt oma elus mingite probleemide lahendamisega, endasse vaatamisega, endast arusaamisega ja kõik põhjus, miks ma seda teen, on selleks, et ise kasvada, areneda ja jõuda rohkem selleni, kelleks ma päriselt olen mõeldud saama ja olema. Et mina ise muutuks küpsemaks ja selle läbi muutuks ka elu paremaks, suhted paremaks ja ka teiste inimeste elud paremaks, sellepärast, et minu eesmärk on olla see hea mõju. Ja tegelikult üks suuremaid teemasid, millega ka mina olen võidelnud, on siis enda õigesti nägemine, ehk siis identiteet. Me saame näiteks lapsepõlvest juba neid kogemusi, kus me saame või kogeme kriitikat kellegi poolt, kogeme alandatust, keegi teeb meile haiget, keegi ütleb halvasti ja võib-olla isegi mingil määral paneb meile paika justkui meie enda identiteeti. Näide number 1. Oled lasteaias, tõmbad kogemata lillepoti maha, tuleb seal kasvataja näiteks, muidugi ilmselt ta ei ütle midagi sellist, aga võib-olla ta ütleb sulle, et see vana käpard, täiesti saamatu, kuidas sa võid siukseid asju teha, ma ei tea, uskumatu ikka, sul ikka midagi ei tule välja, vaata. Ja siis see laps usub ju automaatselt üldjuhul teda kui autoriteeti, et ta räägib tõtt. Ja siis ta võtab endale omaks selle, kui ta teeb nagu selle halva otsuse tegelikult, mida ta võib-olla lapsena ei oska veel ette näha. Selle, et et kasvataja ütles, et ma olen käpard, saamatu, siis mõtleb, et okei, ju ma siis olen seda, kui nii ta ütles, vaata. Ja ta teeb siukse otsuse, see laps, ja mis juhtub või mis võib juhtuda selle tagajärjel üsna tõenäoliselt on see, et ta hakkab käituma vastavalt. Ehk siis asjad ei tule välja, võib-olla seal hinded langevad, sest et ta on ju käpard, kes ei saa hakkama millegagi, on ju, ala matemaatika ja nii edasi. Ja võib-olla kuskilt koolikaaslased hakkavad ka veel kiusama ja mida rohkem sellist nagu negatiivset mõju tuleb ja identiteedi pilti sellel lapsel kujundab, seda kehvemaks need tulemused asjad jäävad ka tegelikult, sest et laps käitub lihtsalt vastavalt sellele, nagu ta näeb ennast olevat. Et see on nagu üsna loogiline seos on seal vahel tegelikult, jah. Ehk siis selline alandatud seisundis elamine, enda mitte armastamine, enda kritiseerimine, sellest tuleb stress on ju, ja siis juba, kui inimene näeb ennast siukse äpu saamatuna, siis mis juhtub on see, et teised hakkavad teda ka vastavalt kohtlema ja see asi võimendub ja siis ta saab veel rohkem nii-öelda sellist kiusamist, alandamist ja nii edasi kogeda, hakkab selline tsükkel võib-olla isegi pihta. Ja siis imestatakse, et miks inimesed minuga nii halvasti käituvad ja nii edasi, eks ole. Aga üldjuhul see laps või siis mingi hetk hiljem ka nooruk ei saa aru, kust see algpõhjus oli, kust see juur sisse tuli üldse. Ja tegelikult, kui ma nüüd järgi mõtlen, siis ma olen püüdnud enda elust ka meenutada, et miks mina olen endale samamoodi mingil moel kahju teinud. Ja püüdsin meenutada ja ma arvan ka need juured on seal lapsepõlves, et ka otsustasin, et keegi, kes minu kohta halvasti ütles, ma olin teda võtnud ka oma autoriteeti, ehk siis mingi hetk ma tegin otsuse, et näed, see on minu autoriteet, teine inimene on minu autoriteet, minu lapsevanemad, võib-olla mingid eakaaslased on ju, ja uskusin, et ne räägivad mulle tõtt, on ju, ja sealt hakkasid tulema väiksed probleemid. Ehk siis ma lasin sisse valesid oma pähe.
mida nemad ütlesid minu kohta. Aga siis ma ei teadnud, et need on valed. Nüüd alles tagantjärgi, eks ju, aastaid hiljem olen hakanud aru saama, et opa, mulle valetati. Aga veel suurem probleem oli selles, et mina võtsin need valed vastu. See oli minu otsus. Minu otsus oli teha nendest inimestest oma autoriteedid ja uskuda, et nemad dikteerivad mulle, kes ma olen või kes ma ei ole. Nii et mis on teie mõtted, mehed, selle osas? Ja see meenutab mulle Beth Martensit, kes räägib sellest samast näiteks lasteaia näide, kus oli traumaatiline kogemus, kus kasvataja karjus ta peale ja laps võttis vastu sellise alateadliku või sellise programmi, kaitseprogrammi, et ma olengi vääritu või et see on nagu kuidagi automaatselt inimesed kipuvad minema sinna seda teed, et võtavad sellist laadi programmi vastu. Ja siis ülejäänud elu käivitavad või jooksutavad seda programmi ja teadvustamata seda, et see tegelikult teeb neile kahju. Et selline kest ümber või inimene arvab, et see kaitseb teda valu eest hiljem. Et kui keegi seda kordab, et sa oled vääritu, siis ma tean juba ja et siis tegelikult on vastupidi, et see rikub kogu elu ja siis inimene muidugi otsib seda üleväärtustamist, kipub jälle siis üleväärtustama ennast teinekord, et nagu tõestada või et ta ikkagi on midagi väärt ja siis pendeldab kahe seisu vahel. Ja et kuidas selle programmi juurteni minna, Pes räägib sellest ja kuidas see vabastada ja terve oma ette tegemine jälle. Aga põhiline ongi, et siis aru saada, et kas see programm siis aitab sind tõesti või keerab see elu tuksi hoopis. Selle nurga alt võib ka natuke vaadata seda. Jaa, tänud. Hea mõte. Ma ise avan selle võib-olla sellelt küljelt, et lapsena nõuab teadlikke vanemaid, kes oskaksid last juhendada enda avastamisel, aga kui see on selline, et vanematel on pikad tööpäevad ja laps on kuskil hoius või koolis ära ja siis kontakt on nagu selline lühike ja et lihtsalt selline probleemide pidev lahendamine ja juurteni, põhjusteni ei jõuta, et miks mingid probleemid üldse tekivad või kuidas laps ennast tunneb või kuidas ta ennast, see ongi see identiteedi küsimus, et mis sa päriselt tahad ja kuidas sa ennast päriselt tunned ja et mida sa tahaksid teha. Seal on võib-olla see vanusega see tase muidugi tõuseb, et millest on võimalik rääkida ja mille osas arutada. Siis ma näengi, et selle meie ühiskonna selline üks probleemkoht on see, et liiga harva küsitakse või suunatakse küsima, et igaüks saaks küsida iseendalt, et kes ma olen. Et see on selline nagu spirituaalne, vaimne teema, et filosoofiline, aga samas sellest algab põhimõtteliselt väga palju, et kõik otsused, suhtumine, hoiak, et kui see küsimus, kes ma olen, ei ole piisavalt tähelepanu saanud, siis ongi see, et mis programm on lihtsalt keskkonna vanemate, kasvatajate, õpetajate poolt ette antud ja et nii palju, kui oled suuteline, see indiviid on siis on olnud suuteline midagi ise juurde õppima või kogemuse, katse-eksituse meetodiga midagi avastada iseenda jaoks, aga see on nii konarlik, sest see tegelikult seda saaks palju efektiivsemalt ja tõhusamalt ja teadlikumalt teha. Et ma arvan, et see on väga oluline teema. Mul on väga hea meel, et me praegu sellest räägime, sest see on oluline teema praktiliselt iga inimese elus. Ja minu jaoks on ka väga tabav, valusalt tabav see teema, et ikka neid lahendusi otsin isegi. Ma usun, et me jõuamegi nendel lahendusteni lihtsalt sammhaaval ja lihtsalt mõnikord mõni asi lahendab kohe ära mitu probleemi korraga. Näiteks, mida ma sellega mõtlen, on see, et näiteks, kui sa otsustad, et sa ise otsustad enda identiteedi üle ja ei lase teistel enam ennast mõjutada selles mõttes, et otsustad, et teised ei ole sinu autoriteedid automaatselt või vaikimisi lihtsalt niisama, siis mis juhtub on see, et sa muutud teistest heas mõttes nagu sõltumatuks, on ju, ja
sa muutud selle võrra vabamaks ja julged jääda rohkem endale kindlaks, teha oma otsused ise ja kui keegi tuleb sind mõnitama või ütleb sulle midagi halba, siis sa ei võta seda lihtsalt enam vastu automaatse tõena, vaid sa mõtled läbi, oota, on see konstruktiivne, on see kuidagi mind edasi aitav, on selles mingi lahendus, on selles mingi armastus, kui on, okei, vaatame, võib-olla ma võtan tõesti selle vastu. Kui ei, siis vahet ei ole, ta eksib, mul ükskõik. Et siis see ei mõjuta enam su elu, sa oled selle võrra tugevam, et sa ei võta enam vastu lihtsalt niisama valesid kelleltki, kes tuleb sulle neid müüma, eks. Et sa ei pea ostma neid valesid, nii-öelda ütleme nii. Sa võid öelda ei ja siin ongi see koht, on ju. Ja mis juhtub, on see, et sa oled vabam, on ju, ja nüüd juhtub ka see, et oota, aga sa ise ei taha ka nagu kuidagi teiste eludesse ennast peale suruda ja nii edasi, et see toob rohkem seda armastust esile ka enda suhtes ja kui sa armastad ennast rohkem, siis hakkab see juhtuma, et sa hakkad ka teisi rohkem armastama ja väärtustama, et ühesõnaga mitmed asjad nagu hargnevad siit lahti omakorda, eks. Mingid valud lähevad võib-olla sinust välja, on ju, ja suhted muutuvad, eks ju, selle tõttu. Nii et see on päris vägev. Teate neid lugusid, kuidas mingi see või teine teadlane üritas mingit probleemi lahendada aastaid ja järsku lambist mõte tuli unes või vannis või mis iganes. Muutuseni tuleb tööd teha, neid oma probleeme nagu teadvustada järjest ja võib siis juhtuda, et see muutus tuleb ühe hetkega. Sõltub kas siis kohe sellest Jumala armust või mingist otsusest. Mm-hmm. Jah, et kõiki probleeme ei pruugi võib-olla ühe päevaga ühe hetkega ära lahendada, aga saamhaaval, et miks ma seda teen, on selle pärast, et ma näen, et see on seda väärt. See tasub ennast ära. Et elus ikka üldjuhul me ju teeme otsuseid, et me vaatame, mõtleme, et kas see asi tasub ennast ära või mitte, eks ju. Me püüame teha enda arvates nagu parimad otsused antud hetkel. Ja mina, nagu te teate, eks ju, arvestan igaviku perspektiiviga, eks ju, ilmselt teie mehed samamoodi, siis selle tõttu juba tasub see kõik ennast ära, sest et see tagab meile parema tuleviku, õnnelikuma elu edaspidi. Ja kes ei tahaks õnnelikumat elu, on ju. Okei, võib-olla mõned ei taha, aga ma arvan, et see on pigem harv nähtus, et kui mõni ei taha õnnelikku elu, on ju, et tahabki lihtsalt elada õnnetu olemises ja nii edasi. Aga mis ikka, kui see nende valik, siis... Paradoksaalsel kombel see igavikuline perspektiiv pigem paneb tegutsema. Nõus. Mainin ära siia, et mis on siis oluline võib-olla enda käest küsida, et selles asjas üldse edasi liikuda sellel teemal. Kes ma olen? Miks ma olemas olen? Mis on minu väärtus? Mis annid minus peidus on? Kuidas need õigesti rakendada või kasutada? Kelleks ma tahan kujuneda? Mida ma tahan oma eluga saavutada? Missugused otsused ja tegevused tasuvad ennast ära, on ju? Ja kuidas ma saan ennast õigesti näha? Ja nii edasi, et need on nagu sellised küsimused ja kui hakata nendele vastuseid otsima, nagu ka mina olen otsinud ja leidnud ka väga palju vastuseid muidugi, siis need on, mis aitavad tegelikult palju edasi. Et ma olen lihtsalt näinud, et need sellised põhiküsimused on olulised ja nendele vastused saada on tähtis edasiliikumisel. Ja et kuna ma ise olen olnudki selline vastuste ja lahenduste ja tõe otsimise teekonnal, siis eks ma olen kogu aeg järjest ka avastamas neid tõdesid ja lahendusi ja vastuseid. Ja nagu võib-olla mõned teavad, siis ma olen enda kohta ja üldse elu kohta rohkem tõde teada saanud just lugedes kirju vaimumaailmast. Näiteks need Patchetti kirjad, eks ole. Ma panen lingi ka siia loomulikult podcasti juurde, nende Patchetti kirjade juurde. Ja seal näiteks Jeesus kirjutab, eks ju. Ja ilmselgelt arvestades Jeesust, et ilmselgelt tema teab elust rohkem kui meie siin, eks, et tal on rohkem kogemusi, rohkem tarkust, rohkem nii-öelda vaimset arengut ja kõike muud. Ilmselgelt tasub teda kuulda võtta, eks, et ilmselgelt tal on midagi rohkem teada kui minul ja tasub kuulata, tähele panna. Neid kirju lugedes jääb ka tegelikult selline mulje, et mitte ainult eeldus, et ta võiks olla nagu kogenum või asjast midagi rohkem jagada, aga ma olen sealt teada saanud ikkagi asju. Nõus. Mis tunduvad vägagi mõttekad võrreldes varasemalt kuulduga. Jaa, need kirjad on minu meelest nii ilusad, selged, loogilised, kõnetavad ja armastust ja selgust täis. Ja lisaks mitte ainult Jeesuselt, vaid siis ka teistelt, kes seal kirjutavad ja
igaüks, kes tahab, siis võib minna ise neid avastama, et me paneme lingi, eks ju. Aga just, et need on aidanud ka minul näha seda võib-olla kõrgemat perspektiivi ja üldse nagu mõtet kõige selle juures ja elu mõtet ja oma olemasolemise mõtet ja selleks, et üldse, et midagi elus paremini teha, ennast paremaks kujundada või ütleme küpsemaks areneda, et see tasub ennast ära, et see on nagu olnud selle koha pealt väga-väga julgustav ja andnud mulle ka palju vastuseid, et miks ma olemas olen näiteks ja põhimõtteliselt, kes ma olen ja et mul on väärtus ja meil kõigil inimestel on väärtus, eks ole, et me oleme kõik elavad hinged lihtsalt selles füüsilises kehas siin praegult, aga meil on alati olnud väärtus looja silmis ja kui me hakkame looja perspektiivi arvestama ja võtame tema tõe vastu, ehk siis kui me teeme loojast oma ainsa lõpliku autoriteedi, siis hakkavad juhtuma nii-öelda kujunemised meie sees. Et me harmoniseerume tõega, me leiame rohkem iseennast ja me saame nagu sisemiselt vabamaks, tervemaks, ütleme sisemiselt paika nagu õigesti. Et kaovad need disharmooniad järjest nagu vähemaks ja mingil hetkel kaovad nagu täielikult ilmselt. Aga noh, see võtab aega, aga nagu ma ütlesin, ma näen, et see tasub ennast ära. Mulle tundub, et see looja autoriteet ta on teistsugune kui inimlik. Kui sa võtad inimese autoriteediks, siis see inimene seda teades kipub seda ära kasutama. Aga loojaga on see, et sa omistad talle see autoriteedi, aga midagi nagu ei juhtu, ta ei kipu seda ära kasutama. Täpselt. Et seda... Hästi öeldud. Ma ei olnudki mõelnud niipidi sellele, jah. Et ta ei kasuta seda ära. Jah, ühesõnaga ta ei kasuta kuidagi kurjasti sinu vastu. Just, mitte kunagi. Minuga näiteks ta ei ole jah tõesti ka kunagi seda teinud. Et pigem on ta tahtnud alati olla minu jaoks olemas. Ta on alati andnud mulle mõista, et ta armastab mind ja ka teisi inimesi. Ja see on tunnetatav mulle muidugi, et ta mind armastab, et see on nagu tajutavaks muutunud. Ma ei ole seda alati tajunud, aga mingi hetk, kui ma hakkasin tema armastust enda hinge omandama järjest enam, siis see arendas minu sisemisi nagu tajusid, mille kaudu ma muutusin võimeliseks kogema looja armastust enda suhtes ja ka inimeste suhtes. Ja see aitab minul armastada nii ennast, teda kui ka inimesi, nii et see on nagu väga-väga olnud. No, mina kui algaja, kus ma selle järelduseni praegu jõudsin, ongi see, et nagu väga palju veel ei juhtu. Ja ma arvan, et see on pigem sellepärast, et ma ikkagi ootan, et minu eest midagi ära tehtaks. No nii. No see oleks sekkumine, et sellepärast veel midagi ei juhtugi. Vaatame, mis edasi saab. Ja, sa rääkisid sellest, Reimo, just sellest ärakasutamisest, eks ju, ja inimlik autoriteet versus nii-öelda siis jumalik autoriteet, et kui looja on alati armastav ja nii-öelda õrn meiega ja tahab meie eest hoolitseda, tahab, et me õitseksime, siis inimlikud autoriteedid, noh, näiteks, kes võib-olla ka ei ole kõige paremas konditsioonis, eks ju, mõnikord tõesti käituvad türanlikult ja püüavad meie elu üle valitseda, alandada meid ära kasutada, saada meie kaudu midagi ja nii edasi, eks ole, et see ilmselgelt teeb haiget, on ju, ja siis ega lapsena ei oska ennast nagu kaitsta ka selle eest, eriti kui näiteks on vanemad sellised vägivaldsed või koolikaaslased või mõni õpetaja või midagi sellist, eks ju. Sellist alandamist on kindlasti paljud kogenud ka ja sellist kritiseerimist ja siis ongi see, et pärast tulevikus tuleb sellest lahti saada. Mina näen, et alandamise mõte on näidata kedagi või miskit vähem väärtuslikku, nagu see tegelikult on. Et mitte, et see tõde oleks inimese kohta. Aga seal taga võib olla mingi muu põhjus, et ala saada oma tahtmist. No näiteks mingi ema ütleb oma tütrele, et ma ei tea, et ma ei luba sul, ma ei tea, siin poistega suhteid luua, kuni sa oled, ma ei tea, mingi 21 või mida iganes, on ju. Mingi ähvardused asjad juurde, on ju, saad koduaresti või mis iganeseks. Aga selle asemel, et lasta tütrele oma elu elada, julgustada, õpetada teda, kuidas võib-olla suhtuda üldse ellu, kuidas nii-öelda asjadega paremini toime tulla, lihtsalt paned piiri, vaata, lihtsalt ei. Nüüd on nii, sest mina nõuan ja ütlen või muidu, vaata. Et noh, see ei ole nagu väga kasulik kasvatusmeetod ja see nagu ei aita tegelikult seda noort tütart edasi, eks ju, elus. Et kes nii-öelda ühel hetkel peab ju juba tegelikult sel ajal juba ilmselt peab oma elu eest ise vastutama, sest et iga üks meist peab õppima varem või hiljem enda elu eest ise vastutama. Võtma nii-öelda selle responsibility oma elu eest. Kui lihtsalt tuleb sellist nii-öelda piiranguid ja solvanguid ja muid asju, et noh, see nagu ilmselgelt ei mõju hästi, eks.
aga ma arvan, et paljud alandavad ka selleks, et kuna neid on alandatud, teevad haiget, kuna neil on haiget tehtud, on ju, ja või siis neil vaja. Programm jookseb. Et siis jah, see programm jookseb, jah. Võib-olla me vajaksime mingisugust infot selle kohta, et see on lihtsalt üks idee praegult, mille ma välja käin, et oleks mingi info, kuidas kõige paremini või efektiivselt tulla toime kriitikaga, teistelt tuleva kriitikaga ja ka enesekriitikaga. Et oleks mingi veebileht, kus on vastused nii-öelda või midagi sellist, eks ju, et noh, et kuidas käituda, kuidas võita olukordades. No näiteks fiktiivne mõte praegult. Sul on mingid sõbrad, on ju, kellega sa läbi käid. Ja okei, oletame, et lähed kuskile nii-öelda, ma ei tea, kohvikusse, on ju, sõbrad tulevad ka sinna, näevad sind seal, on ju, siis üks ütleb sulle. Sa vana jobu, mis sa siin istud? Jälle mingid pahid naisi sinna. Kui tuleb siukse hoiakuga juba, siis on see küsimus, et okei, kuidas ma ennast kaitsen selles olukorras, et kas ma jään nagu lolliks sõprade silmis ja lasen ennast alandada või ma ütlen midagi vastu või kuidas ma nagu olen, sest et see on niisugune tunne, et käib nagu tegelikult sulle küll pihta, eks ju. Et mis ma sellega pihta hakkan, kas ma olen lihtsalt vait või hakkan teist vastu haavama? Jobu, kuule, tõmbad suu kinni. Või noh, mida iganes vaata, eks. Kuidas käituda selles olukorras? Ja siis ongi võib-olla vastuse variant võiks olla midagi sellist, et mida sa võid vastu öelda on, et näiteks ma kuulen, et täna komplimendid lendavad. Olen vist sattunud komplimendi jaoskonda. Et noh, sa tahe vaata, teine nagu okei. See on see, et sa jääd väärikaks, sa ei ründa teist vastu, aga sa võidad justkui selles sotsiaalses olukorras, eks ju. Et kust selliseid lauseid võtta, et kust sa õpid selliseid, vanemad ei õpeta sulle võib-olla selliseid asju, et see näide, mis sa välja tõid, et see väga oluline mõista seda mõtteviisi, et miks on hea niimoodi see olukord pöörata. Et sa ei pea jääma samal tasandile, see on nagu esimene mõte. Teine mõte on see, et siin on võimalik nii-öelda õppida, võtta selliseid olukordi või nii-öelda, et kui keegi tuleb nii-öelda solvama või nii-öelda, et sa tunned, et see võib sind kaasa kiskuda, et see on selline nagu see pendli efekt, et kas sa nii-öelda võimendad seda pendlit, et nii-öelda, et sa teed selle olukorra hullemaks või sa oskad seda pendlit nii-öelda teise suunda liikuma panna, nii-öelda, mis siis on toetavam. Ma ise olen kuulanud ja lugenud materjale Vadim Zeeland reality transurfing, et kuidas sinul on võime reaalsust suunata, ja see on lihtsalt selline hea lihtne näide, et selline sotsiaalne olukord, sulle öeldakse midagi, millega sa ei ole päri ja sul on variant hakata tülitsema, jääda vait või nagu lasta tal siis nii-öelda sellist suhtumist jätkata või sa saad aru, mis taustal toimub ja siis sa see on selline oskus, mida on pidevalt võimalik arendada, isegi kui see alguses tuleb nagu natuke konarlikult ja niimoodi, aga sa saad aru, et liigud nagu õiges suunas sellega. Et siin ongi, ma arvan see, et mitte pähe õppida neid fraase, kuigi mingid sellised näited on tore nii-öelda lugeda ja siis võib-olla sealt on ka, see on üks õppimisviis. Aga kui sa suudad sellist mõtteviisi nii-öelda enda peas hoida või tuletad seda endale mingi aja tagant meelde ja juurutad seda, et see on mõistlik, et sa keeradki selle ebamugava olukorra lihtsalt naljaks ja sa tühistad ära selle. Ja see on nagu sellises heas mõttes, et teine ei ole solvatud ja sa ise tunned, et see oli kõige parem asi, mida praegu teha, et me ei pea sellest nagu juttu tegema, see ei vääri seda, et see võib järgmiseks välja tuua mingi teema, mis nii-öelda win-win nii-öelda kõik mõlema jaoks nii-öelda, et mis on parajasti nagu mõlemalt poolt kõnetav ja teenib nii-öelda mõlemat poolt, et nii, et kõik jäävad rahule. Et jah, see on selline, või siis jah, selline näed, et see on märk sellest, et peaks valima, kellega nii-öelda läbi käia. Õige. Paned piiri paika, et kuule, et sorry, et ma ei luba endaga niimoodi suhelda, et ei soovi sinuga tegemist teha praegu. Nõus. Et just see, et sa valid seltskonda, kellega sa lävid, sest et see ju mõjutab ka palju, milliseks ise võid muutuda. Ma ütlen, võid muutuda, mitte et see tingimata muutud. Aga jaa, et mõjud, eks ole, mõjuvad. Seega on väga tähtis, jah, mõelda läbi, et milliseks sa tahad kujuneda ja kas sa ikka tahad jätkata suhtlemist teatud inimestega, eks. Kui sul on võimalik nad oma elust ära lõigata, nähes, et nad on kahjulikud, eks ju, antud konditsioonis, siis jah, võib-olla mingil hetkel nad näiteks 5 aasta pärast on juba teistsuguses konditsioonis,
suhtlemisel on teisenenud, siis äkki kannatab jätkata suhtlemist, jah. Just ma mõtlengi, et siin on mõistlik, et sa teed teadlikult ja ütled, et nagu hetkel ma ei soovi sinuga suhelda, et sa ei sea sellist nii-öelda piiri või nagu ma ei taha enam kunagi sinuga nagu tegemist teha või nagu sellist, nagu, et sa tekitad mingi sellise vimma või mingi taaga või nii-öelda, et sul on mingi selline, et kogu aeg on kuklas mõte, et ma ei tohi tema või ma ei taha või ma leppisin, et tegin endaga kokkuleppe, et ma ei suhtle temaga enam või nagu, aga sa lihtsalt käsitleda olukorda, et see on nüüd see hetk, sellised tingimused, selline taustainfo, et hetkel ma sean sellise piiri ja see nii-öelda on praegu kõige parem otsus ja ma võin pärast seda otsust muuta, et sa jätad ennast vabaks ja teed hetkel, mida sa kõige paremini oskad teha. Ma arvan, see on väga hea. Selline piiri tõmbamine on jällegi see kaitseprogrammi illusioon, et tegelikult see ei kaitse midagi, see hoiab sinna ennast pinges ja varjab sind ka kõige hea eest, igasuguse läheduse eest ja ka teiste inimestega, lähedastega, kellega tahaks lähedasi suhteid, sest ise hästi ei toimi, et tõmbad piiri ühe inimese vahele ja kuigi on nagu üksikuid erandeid, sellised päris psühhopaadid, nartsissistid, tead, et kellega tõesti tuleb see piir panna ja pidada. Ja see on jälle see oskus olukorda tunnetada ja seda, et ma usun, et kui on võimalik olukorda naljaks pöörata või niimoodi, et see lihtsalt ongi selline... Et sa tühistad selle halva mõju. Jah, ongi tühistad ja naeratus jääb nii-öelda, olukord muutub naeruväärseks, nagu mitte halvas mõttes, et siis ma arvan, see on selline, et jätab kergema tunde ja on lihtsam lihtsalt edasi minna ja lihtsalt unustada ja nii-öelda vaadata, et mis on see väärtuslikum asi, mis ma nüüd järgmisena saan ette võtta, mis mind toetab. Et ma arvan, see on selles suhtes eelistada seda, aga jah, neid olukordi on erinevaid ja seal on see, et ei ole sellist kindlat reeglit. Aga jah, et otsus mitte suhelda inimesega, kes sulle pidevalt haiget teeb, on, ma arvan, omal kohal ja et see ei ole nagu, sa ei pea suhtlema, vaata. Ja mingi hetk see inimene saab ise ka aru, et sa hoiad eemale või veel parem, mingi hetk võid isegi öeldagi konkreetselt, et kui need jututeemad lähevad ainult selliseks, et siis tead, mul ei ole nagu huvi suhelda. Ja see on tervislik otsus, jah, tervislik otsus. Ei ole vaja lasta toksilisust oma ellu lihtsalt niisama sisse ja pärast siis vinguda, et näed, inimene käitub minuga nii halvasti, vaata. Aga mis sa võtad telefoni vastu? Sina otsustad telefoni vastu võtta ja kuulata jälle tema mingisugust jama, eks. Et ära siis tee seda endale. Ära lase endaga käituda halvasti, ära lase ennast alandada lihtsalt mõttetult, sest et see ei ole seda väärt. Aga üks Uncasti kuulaja küsis minult hiljuti, et me võiksime arutada korraks ka lühidalt sellisel teemal, et kuidas anarhist suhtub sellesse, et kuidas küla koerale, nõnda koer külale. Mis teie mõtted sel teemal on? Seda võib võib-olla kahte moodi võtta, et üks on see, et kättemaks, et sulle tehakse midagi ja siis sa iga hinnast pealt läheb käima mingi veritasu seal. Et sa pead tasa saama kuidagi. See ei ole muidugi tervislik lähenemine. Aga ma ei tea, see oleneb konkreetsest näitest, et siin tuleb jälle samamoodi. Varasem näide sul oli tuttavaga tänaval, kes siin nöökima hakkab, et tuleb leida see õige vastus, mis toimib. Ma arvan, jah, see haakub väga hästi sellega, mis me just rääkisime, et seal sõltubki, millega tegemist on, et kui on võimalik see heas mõttes tühistada, et võib-olla on teise osapoole jaoks üllatus ja see nii-öelda ta ei osanud oodata sellist reaktsiooni, et sa tegid midagi täiesti nii-öelda ettearvamatut ja see nii-öelda lõpetab selle lumepalli veeremise, et tema ootas, et see eskaleeruks, et seal tulekski mingi selline võrdväärne vastupanu või nii-öelda ongi see kättemaks või nii-öelda, et seal on jälle erinevad teooriad ja filosoofiad, et miks keegi käitub, kuidas ta käitub, et ta on mingi käitumismustri endale omaks võtnud, aga siin on oluline märgata, et sa ei pea käituma nii, nagu ta ootab sinult, et nõuab sellist oskust märgata ja loomingulisust ja et selles suhtes, et kui sa suudad jääda positiivseks ja rahulikuks, ma arvan, see on juba suur samm, et nõus. Isegi kui sa ei oska kohe midagi öelda, et sa ei oska kohe midagi otsustada, et kuidas ma nüüd teen,
aga sa ei lähe sellega kaasa, see on juba nagu väga suur asi, et lõpuks on ikkagi mingi lahendus sellele olukorrale, et sa ei pea jooksma, sa ei pea kiirustama, sa ei pea selle hirmuga või ängiga või vihaga sellega kaasa minema, et oi kurat, ta tegi niimoodi, et ma pean kohe talle nagu koha kätte näitama, et see ei ole, ma arvan, tervislik. Et see mõtteviis, et kuidas sa oled õppinud erinevates olukordades reageerima, käituma, et see on hea õpikoht. Ja siis on veel olemas ka erinevus, inglise keeles on sõnad react ja respond. Ehk siis react on nagu reageerima, et mis on selline automaatreaktsioon, mis sul tuleb, eks. Ja teine on see respond, on see, et sa valid oma suhtumise, sa võtad korra hetke, sa ei lähe endast välja, eks, jääd nii-öelda rahulikuks ja siis respondid või vastad talle midagi, eks ju, selle peale, et mis ei ole nagu lihtsalt siuke esialgne lihtsalt plahvatusreaktsioon. Et siin on nagu erinevus ja siin on see enesekontrolli koht tuleb mängu, eks. Ja enesekontroll on meil kõigil tegelikult olemas, et lihtsalt vajab rakendamist, muud midagi, on ju. Ja lihtsalt kasuta seda. Julgus on meil olemas kõigil, kasuta seda. Tegelikult ka armastus on meil kõigil olemas, nii et kasuta seda. Loomingulisus samamoodi, kõigil on meil olemas see, kasuta seda. Ja kui ei oska, siis lihtsalt õpi ja arenda seda külge endas, eks ju. Ja ma arvan, et niimoodi saabki edasi liikuda. Ma ütlesin praegu muuseas seda meelega, et loomingulisus ja armastus, need asjad on meil kõigil olemas. Sest praegu igaüks, kes kuulab praegu seda saadet, mõtleb, see käib ju minu kohta ka. Ja käibki. Minu mõte oligi olla julgustav, et aidata nii-öelda kujundada identiteete paremuse suunas nii-öelda. Ja see saade, ma arvan, et üks selline võimalus seda teha. Ja kui keegi tahab öelda, et Arto, ei, sa eksid minu kohta, et minul küll mingit loomingulisust pole, siis võib igaüks ise valida, kas ta tahab nii mõelda või mitte. See on väga, väga loominguline vastus, ma ja, just. Vaata see võime, ütleme, vastamisvõime reageerimise asemel, et see sõltub ka sellest sisemisest armastuse olemasolust või kättesaadavusest. Et kui see igasugune väike pilge või nöökamine sulle tohutult valu teeb, siis on väga raske loominguliselt vastata. Siis tuleb see reaktsioon nagu plahvatab esile kohe. Siin tuleb jah, sellega nagu töötaja nii-öelda, et see alati aitab. Ma arvan, et üks olulisemaid asju enda identiteedi kujundamisel on see, et sa otsustad, et sa oled väärtuslik. Lihtsalt otsustad ära selle kohe paika, et ma olen väärtuslik. Ükskõik, mis teised ütlevad või ei ütle. Sest et selline inherent või sisse kujundatud väärtus või väärtuslikkus on meil tegelikult kõigil olemas. Sest et kas me näeme seda või me ei näe seda, on ju. Paljud ei näe, aga paljud näevad. Seda võib olla mõnikord raske näha, aga seda ei ole võimatu näha. Nüüd küsimus on jah, et kuidas sa ennast näed ja siin ongi jälle ka see oluline, et keda sa otsustad enda autoriteediks pidada, et antud juhul, kui sa teisi ei pea oma autoriteediks, siis sa julged jääda enda otsuse juurde, enda juurde kindlaks, et jah, ma olen väärtuslik, sest et see Tõnis või Toomas ütles minu kohta teist või kolmandat, on ju, ma lihtsalt ei usu neid, vaat. Mis vahet seal, mis need ütlevad, ega nad autoriteed olevat. Et siis juhtub see, et kui sa hakkad ise otsustama enda identiteedi üle rohkem ja püüad leida tõde rohkem enda kohta ka looja käest, ja defineerid ennast, no näiteks, ma olen karsklane, ma olen mitte suitsetaja, ma olen spordimees. Mis siis juhtuma hakkab? Siis tegelikult sa hakkad vastavalt käituma, on ju. Tuleb olukord, keegi pakub suitsu, mõtled, aga ma olen ju mitte suitsetaja. Mida mitte suitsetaja teeb? Ei suitseta. Lihtne, vaata. Ja siis sa ei hakkagi. Ja mõni inimene, kes tahab suitsust lahti saada näiteks, siis ta peaks tegelikult alustama otsusest, et ma olen mitte suitsetaja. Ja siis järgmine kord, kui tuleb see suits, aga ma olen ju mitte suitsetaja, siis ma ei võta seda, vaat. Alkoholiga sama lugu, keegi pakub kuskil, pressib peale sulle seltskonnas. Võta, mis mees saad, kui sa ei joo. Siis mõtlen, ei, ma olen karsklane, vaata. Kogu lugu, paigas. Et pole mõtet pakkuda mulle, ma olen ju karsklane. Siis ongi see, et see asi aitab sind olukordades. Ja kui sa usud enda väärtuslikkusesse, siis sa käitud ka endaga väärtuslikult, hindad ennast kõrgemalt, ehk siis see enesehinnang nii-öelda läheb paremini paika. Mõte on selles, et see enesehinnang peaks olema selles mõttes võimalikult õige, et sa ei alahinda ennast ega ei ülehinda ennast.
ja see on ka vaata, mida sa Reimo mainisid, et see Beth Martensi mingisugune kõne kuskil. Ütleme, klipp on jah, tal ei ole küll tasuta saadaval, aga on olemas selline, et kus ta juhendab, kuidas see programm, väärituse programm endast vabastada. Just, et lahti saada sellest, eks ju. Jah, kuidas sellega algust vähemalt teha, et ega see ei toimu üleöö. Ja seal oli jah, see üleväärtustamine ka, jah. Just. Ehk siis see moonutab nii-öelda tõe nägemist ja tekitab muud sorti probleeme. Nii et alandlikkus on siis nagu minu arvates selline hea sõna, mis on just see tõega kooskõlas olemine, tõe nägemine, tõe tunnistamine. Ma saan aru, mitte kõik meist ju ei tea, kuidas asjad võib-olla lõpuni tegelikult on. Ma mõtlen enda identiteedi kohta ja väärtuslikkuse kohta. Me alles avastame seda, eks ju. Sest me oleme saanud päris palju erinevaid mõjutusi siit-sealt. Aga mida ma tahan öelda on see, et see kõik on välja selgitatav. Ja kõik see algab sellest punktist, et me alustame sellest uskumisest, et me oleme väärtuslikud ja sealt ehitame edasi nii-öelda seda tõe leidmist. Aga jaa, häbi kohta ma mõtlesin ka siin korra sellisel teemal, kuna päris paljusid inimesi häbistatakse, ehk siis alandamine tekitab ka sellist häbi ja mõnikord küsitakse otse ka, et kuule, kas sul häbi ei ole, vaata. Ehk siis põhimõtteliselt see inimene, kes ütleb sulle, et kas sul häbi ei ole, mängib autoriteeti sinu üle ja ütleb, et sul peaks olema häbi või muidu sa teed valesti, kui sa ei tunne häbi, kui sa ei ela häbis, vaata. Ja sa pead nüüd seda tundma ja selles olema, vaata. Et see on just kui nagu see, et tunne häbi või muidu ja kui see, kelle üle siis niimoodi võimutsetakse, hakkabki tundma seda häbi, siis tegelikult tal on pärast probleem, kuidas sellest häbist lahti saada. Et selline pideva häbitundega elamine on tegelikult jällegi omaette probleem, et siis võib kesta aastaid, on ju. Ja siis kui inimene lõpuks sellest häbist nagu välja julgeb astuda ja elada ilma häbita, ilma hirmudeta, siis ja muutudes vabaks, on ju, siis nagu saab aru, et kuule, aga ma tegin vea, et ma üldse selle häbi endasse lasin, vaata. Et ma saan aru, et me mõnikord teeme mingeid asju valesti ja see käib asja juurde, me teeme vigu eluseks või vähemalt oleme kindlasti teinud neid, siis see ei tähenda seda, et me peaksime võtma omaks selle tõttu häbi ja jääma selle juurde. Ma ei arva, et see on parim lahendus tegelikult selles olukorras. Pigem on see, et me saame aru, et okei, me tegime vea, aga nüüd edaspidi me ei tee seda viga enam. Õppisime sellest olukorrast ja nüüd teadlikult otsustame teha teistmoodi, nii et seda viga enam ei korda, eks. See on nagu asja mõte, et sa õpid sellest tehtud veast või mingist otsusest ja tagajärgedest ja lihtsalt lähed edasi ja targemana, aga ilma häbisse minemata, ilma häbi kasutamata või sükest nagu järjepidevat enese süüdistust nii-öelda rakendamata, mis on nagu võib-olla mis lihtsalt haavab ennast jätkuvalt ja see ei ole nagu tervislik jällegi sisemiselt. Et tuleb endale andestada ja edasi minna, et kui nii-öelda ja kui teinud vigu, eks tunnistad viga ja lihtsalt muudad meelt ja lähed edasi. Mul on enda puhul sükene põnev näide, et inimene, kellega ma ühes laustkonnas elasin kunagi, muretses raha pärast alati või ühes leibkonnas, ütleme. Ja mina ei muretsenud. Nii tilla-lilla ja mis seal ikka ja küll hakkama saab. Ja mingi hetk ma siiski pideva jutu peale otsustasin selle suhtumise omaks võtta ja hakkasin raha pärast muretsema. Sellest alates on see midagi paremaks küll muutunud, et lihtsalt selline pidev kordamine, kui seda ilma mingi põhjuseta, kuigi see ei ole mingi lahendus, võtad selle omaks sotsiaalse surve tõttu, siis sellest ei ole mingit abi. Ja ongi jama, et sellest lahti saada. Siiamaani on kipub kimbutama. See sama, mis häbiga, et kas sul häbi ei ole ja täpselt. Siis ilma, et sa aru saaksid, mille pärast häbi peaks olema, hakkad häbi tundma ja siis pärast lahenda see asi, et mis pärast ma üldse häbi tunnen. Täpselt, väga hästi öeldud praegult. Aga selge on see, et inimesed ei taha tegelikult kogeda häbi, ei taha alandamist, kartus karistuse ees, kartus vigu teha näiteks on ka. Aga muuses, ma toongi ühe näite oma elust. Võib-olla te olete märganud, et ma aeg-ajalt räägin päris kiiresti, võib-olla isegi liiga kiiresti ja ma olen enda puhul seda märganud aastaid, kui mitte juba 20 aastat. Ja mingi hetk ma püüdsin aru saada, et millest see tuleb üldse. Ühesõnaga, ma ei ole seda probleemi veel siiani suutnud täielikult lahendada.
aga ma usun, et ma jõudsin selle probleemi juureni. Ja see juur oli ilmselt selles, et ma olin ka kuskil seltskonnas, kus oli see grupp inimesi ja räägiti, eks ju, üks rääkis, siis rääkis teine ja nii edasi, eks. Ja loomulikult oli ka sellist üksteisest ülerääkimist, kes seal valjama häälega, kes sõitis teise jutule sisse ja nii edasi. Ja minu jutt samamoodi, et kui ma rääkisin parasjagu midagi, siis järsku keegi sõitis sisse mu jutule lihtsalt oma jutuga. Kõvema häälega, mingi muu teemaga lihtsalt. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas ma räägin liiga aeglaselt, et inimesed ei jaksa kuulata, nad on juba väsinud, tüdinud, või minu jutul ei ole nagu erilist väärtust nende jaoks, et see on nagu nende jaoks tühine jutt, ehk siis minu jutt pole väärtuslik. Ja sellepärast nad sõidavad üle, keegi ei viitsi kuulata, keegi ei taha mind kuulata, ja ma tegin tegelikult 2 otsust selle juures. Üks oli see, et minu jutt ei ole eriti väärtuslik ja ka ilmselt ma ei panusta vist eriti väärtust inimeste eludesse. Ja teiseks, inimesed ei jaksa kuulata, ehk siis ma parem peaksin rääkima kiiremini, et oma point võimalikult kiiresti ära öelda, et inimesed jõuaksid selle ikkagi vastu võtta, enne kui keegi sisse sõidab. Ehk siis see kartus, et keegi kohe sõidab sisse su jutule, vaata, oli mul nii tugevasti juba sisse nagu tekkinud mingi aja jooksul. Kartas, et inimesed juba on väsinud, juba kritiseerivad mõttes mind, et millal ta juba lõpetab selle uimase aeglase jutu, vaata, et me ei viitsi teda kuulata. Kao minema umbes või, et mul on sellised mõtted enda suhtes tekkinud ja siis see tekitab sisemist krampi, stressi, enesekriitikat, aga ma saan aru, et ma tekitan ise nende mõtetega endale seda kõike, mitte tegelikult ei tule see väljast, vaid see minu enda mõtted minu sees. Aga tänaseks ma olen aru saanud, et minu jutul on nagu kindlasti väärtust. Mulle tegelikult antakse aega või et ma ise annan endale aega rääkida rahulikult, omas tempos, oma mõtteid välja ja teised tegelikult on ka huvitatud ja tahavad kuulata. Et see on mul veel work in progress, aga ma tunnen, et ma olen sellest välja murdmas, mis on positiivne. Ehk siis see, et selline kartus, et keegi kohe üle sõidab ja alandab siis sellega, on nagu kadumas. Nii et see on positiivne, ma näen nagu edasiminekut. Et jah, see on asi, millega ma olen tükk aega tegelenud. Mina vahepeal jällegi kipun, õnneks seda tihti ei juhtu, kipun sulle vahele segama. Ja mitte sellepärast, et igav oleks, vaid sellepärast, et mul on võib-olla endal selline tunne, et kas mul on piisavalt öelda ja siis, kui mul mõte tuleb, siis ma vahest üritan vahele torgata enne, kui meeles läheb. Ja, see on valid point. Nagu natuke teine äärmus. Ja, siin on teine motiiv. Aga jah, nagu te minu näitest aru saite, siis kuidas sellised erinevad mõjud võivad meie elus mingeid asju põhjustada ja probleeme tekitada, eks ju, et jah. Aga lahendused on olemas. Ma olen väga tänulik, et sa jagad, sest ma nüüd märkan, et mul on ka selles osas tööd teha, et märgata, et mis selles suhtlemisega on, et ütleme, et kui on olukord, kus on mingi teema õhus, räägitakse, ja siis kuidas mina suhtun sellesse, et kas mul on mõtet kaasa rääkida, kas kõik see on see taustaprotsess, mis nagu käib kiirelt ongi, et see olukord läheb mööda ja siis see on võimalus märgata, et kas ma oleks saanud selles olukorras paremaid valikuid teha või ütleme märgata, et kas see, mis minuga toimus sel hetkel, kui see sotsiaalne olukord kestis, et kas ma saan midagi sealt kaasa võtta, et millega tööd teha, et ma saaksin järgmine kord seda paremini ära kasutada või tunda ennast paremini või olla parem vestluskaaslane, et ma ei jääks kinni mingites sellistes, ongi mingid alateadlikud hirmud, kartused või selline taustaprotsessid, et ma vist parem ikka ei räägi kaasa, et et nagu ma olen nii uimane ja ma ei suuda kohe õiget sõnu leida, et las olla, et samas võib-olla see on just see olukord, et kus keegi teine oleks saanud just selle kasuliku infokillu ja see oleks teinud selle inimese olemise paremaks või ta oleks saanud just seda infot, mis tal tol hetkel oli vaja saada, aga lihtsalt see takerdus kuskile. Mitte, et peaks sellesse nagu kinni jääma, et selle pärast muretsema, vaid lihtsalt see on nagu, tuleb järgmine hetk ja järgmisel hetkel saaks paremini. Et ma arvan, see, et sa jagasid seda,
et kust võivad mingid sellised probleemid, sellised mõttemustrid tulla, et see on väga oluline, et elutempo on vahepeal kiire, siis sa ei suuda üldse sellistele asjadele mõelda, aga ma arvan, et see aeg ja teemad tuleb ikkagi üles võtta, mida varem, seda parem. Just, sest meie identiteet on siin kaalul, meie elud on kaalul. Et ja loomulikult on alati ka see variant, et mõni inimene ei tahagi muutuda, aga meie jutt on nendele inimestele, kes tahavad muutuda. Et edasi kasvada, eks. Ütleme, see muutus on väga rahulduspakkuv. Mul on näiteid, kus on mul mingi päästik, teine inimene käitub kuidagi, ütleb midagi, jälle ta teeb seda ja jälle läheb nagu muster käima mul endal. Ja kui ükskord siis õigel ajal avastad ja ei reageeri, vaid vastad olukorrale, eks. Nii, et see muster ei käivitu, siis on siuke tunne küll, et vau, hoopis teine asi. Edasiminek. Ja. Väga äge. Ja nüüd, kui me mingisuguste lahenduste juurde veel siin juba jõuame, et siis mina näen, et tänase saate üks lahendusi oleks lihtsalt see mõtteviisi muutus, et punkt 1, otsustada, et sa oled väärtuslik. Punkt 2, otsustada, et teine inimene pole vaikimisi sinu autoriteet, juhul, kui sa just ei taha temalt midagi õppida, et tal on ekspertiisi rohkem mingis valdkonnas ja otsustad teda kuulata ja temalt midagi, eks ju, omistada õppida, eks. See on nagu midagi muud. Ja 3. point on see, et kui keegi on sulle haiget teinud, siis andesta neile. Ja andesta endale ka. See on uuesti see armastuse liike üle laskmine, et sa otsustad andestada, et mitte ise kannatada. Ja andestamine ei pruugi alati tähendada, et sa annad teisele inimesele kohe automaatselt uue võimaluse oma ellu sisse tulla, eks. Vaid see tähendab seda, et sa lased minna sellel valul ja sa annad talle andeks selle, et ta on teinud sulle halba. Ja sa ei lase ennast enam mürgitada sisemiselt. See on nagu see mõte. Ja tuleb mõista, et teised eksisid sinuga käitumisel, sest teised teevad ka vigu. Väga raske mõnikord lapsena näiteks tunnistada, et lapse vanemad teevad vigu, et mõtled, nad on autoriteedid, nad teevad paremini, nad on täiuslikud ja kõike muud, ja kui nad käituvad halvasti, ju siis see on okei ja õigustatud. Ei ole. Lapsena sa ei tea seda, eks. Aga nüüd täiskasvanuna me saame sellest aru paremini ja saame aru, et nad teevad ka vigu. Minu vanemad tegid ka vigu minuga käitumisel, minu mingite sõnadega, et nad eksisid, selge, nad võivad ka eksida. Okei, annan neile andeks, vaata. Sest siis sa tunned, et sa oled nagu selles jõupositsioonis, kus sa ei ole enam nagu nende all või midagi niisugust, aga ja samas ei ole ka nagu üle, aga sa oled nagu õiges kohas just, kui sama pulga peal, et sa tunned, et sa suudad neile andestada, eks. Ja kui suuda, palu loojalt abi, et tahad andestada neile, et palu näita mul neile andestada. Ja väga paljud on selle abiga suutnud andestada teistele, eks. Saada ise sisemiselt terveks. Ja see võib olla protsess, see on normaalne, käib asja juurde, aga see, nagu ma ütlesin, tasub ennast ära. Nii et kellelgi ei ole õigust selles mõttes lihtsalt tulla lambist dikteerima sulle, kes sa oled, vaid sinul on lõpuks see otsus, et mida sa oma eluga teed, kelleks sa kujuneda tahad, mis valikuid sa teed, et sina vastutad tegelikult. Mina vastutan, ma meeldin endale. Sellised mõtted, need aitavad väga hästi ehitada su isiksust üles paremuse suunas ja armastada ennast. Inimeste elu mõte väga palju, üldse elu mõte tegelikult ongi seotud armastusega ja ma arvan, et paljud inimesed ka püüavad autoriteedilt armastust välja teenida. Et see on ka üks käitumise mudeleid, ütleme siis nii. Ja samas, mis on just hea selle juures on see, et kui me muidu oleme sõltuvuses teiste inimeste arvamusest ja armastusest, millest ma vist rääkisin ka ühe Suncasti saates, näitasin slaide asju, et vaata see julge olla julge ja armasta, eks ole, et need asjad, siis kui sa jõuad selleni ja otsustad ära, et okei, inimesed ei ole minu autoriteedid ja ma ei vaja tingimata nende armastust, et ellu jääda, et olla õnnelik, et olla sisemiselt terve, sest et mul on olemas armastus loojalt, kes mind on alati armastanud, lihtsalt ma alati võib-olla ei teadnud seda, aga nüüd tean ja armastus ka iseenda suhtes ja enda väärtustamine ja enda õigesti nägemine, mis tähendab siis seda, et sa võid olla sisemiselt vaba, terve ja õnnelik ning lisaks see, et kas teised sind armastavad või mitte, ei ole enam nii suure tähtsusega sinu jaoks ja kas mõni inimlik autoriteet sind armastab või hindab või väärtustab, ei ole enam nii tähtis. Ja kui see enese väärtustamine ja ka teiste väärtustamine on sul teadlikult tehtud,
siis sa käitud ka teistega vabatahtlikult armastavalt. Sa tead, et kõik teised on samamoodi elavad hinged, looja poolt väärtustatud, armastatud ja sa käitud nendega vastavalt. Sa suhtud neisse kui oma õdedesse, vendadesse, kellel on omad potentsiaalid, annid, kes on olemas eesmärgiga. Kõigil on elu mõte, et sa tead, et kõik need inimesed on ka väärtuslikud ja sa suhtud ja käitud nendega vastavalt siis ise ka. Et ükskõik, kuidas nad sinuga käituvad, sina käitud ikkagi nendega armastavalt ja hästi. Sest et sa jääd oma printsiipide ja põhimõtete juurde, sa jääd selle tõe juurde, eks ole, mida sa oled leidnud. Ja see on ka see, miks ongi oluline võtta nii-öelda õige autoriteet oma ellu, looja. Ja looja ei ole kunagi türann, nagu inimesed on olnud, eks, mõnikord. Ja me peame võimalikult õigeks saama oma pildi loojast ja siin on jälle see Patchetti sõnumid tulevad väga hästi mängu ja aitavad selle pildi paika saada hästi palju. Nii et siis see teeb nagu sisemiselt rahulikumaks ja julgemaks ja ei pea nagu muretsema selle pärast, et ma ei tea, jumal tahab karistada või sükst asja ei ole olemas. Et looja ei ole huvitatud kellegi karistamisest, vaid alati julgustamisest, õpetamisest, selgitamisest, väärtuse näitamisest, armastuse näitamisest. Looja tahab, et me õitseksime. Et meie hinged õitseks, et meie elu õitseks ja oleks nagu kaunid. Luua kauneid saatusi, see on nagu tema üks olulisematest, kõrgematest eesmärkidest meie jaoks, nagu ma olen aru saanud. Jah. Noh jah, ma arvan ka, et see on õige meetod inimlikust autoriteedist ülesaamiseks. Teine variant on see, et sa põgened kuhugi mägedesse üksinda onni ja sa vabaned ka neist justkui. Teisel viisil nagu. Aga see elu reeglina, ma tunnen, et ei ole rahulduspaku. Sa lihtsalt veeretad oma elupäevad õhtusse ilma, et midagi kasulikku teeks. Hiljuti oli hea kogemus. Ma olen siin omaette suurem osa aega küll. No mitte üksi päris, aga väga ringi ei liigu. Siis oli mingi üritus, käisin seal. Igasugused inimesi koos, mõtlesin, et kas seal läheb mingiks igasugused polariseerivad teemad on õhust, et need sõjad ja taudid ja mis iganes. Need ratsanikud olid seal. Aga ei, kõik oli tore. Vist tegin ennem väikse palve ka, et ma seal mingit tüli ei kisuks ise ja kõik läheks kõige heasoomlikumalt ja kõik läks suurepäraselt. Ta oli positiivne elamus. Ja isegi kui oli seal mingisugust sellist polariseerivatel teemadel juttu, siis ma suutsin juttu panustada nii, et ei valinud mingit pooli, vaid üritasin suuremat pilti näidata. Ja keegi nagu ei läinud leili ega midagi, et ei hakanud Kremli-meelseks süüdistama, mis ei olnudki minu seisukoht muidugi. Aga. Ma olen ka ühest huvitavast asjast aru saanud. Teiste ellu pressimine, oma arvamuse peale surumine, oma uskumuste peale surumine ei ole õige ja õigustatud ega armastav. Ja tegelikult just viimase paari päeva jooksul, ütleme nädala jooksul, on juhtunud 2 korda selline lugu, kus 2 inimest on öelnud, et et sa räägid nagu usuasjadest täiesti niimoodi, et nagu sa ei suru üldse absoluutselt midagi peale. Ja selle ma näen, et inimestele kordast, inimesed on väsinud mingisugust pealesurumistest, mingisugustest türannlusest. Ja mina olen püüdnud minna selle lähenemisega, et näidata väärtust, aidata näha mingi asja väärtust, mida mina olen saanud ja mida ka teine võiks saada, kui ta teeks sama otsuse näiteks, mida mina olen teinud. Et lihtsalt ma püüangi rääkida oma kogemustest ja kui teine näeb, suudab selle sama visiooni haarata, mõista seda, näha seda mingil määral, võib-olla teha mingit samu praktikaid midagi muudeks, kas või palvetada, paluda Jumala armastust oma hinge, et siis ta saab ise neid samu kogemusi kogeda ja saab aru, et kuule, aga see on ju päris hea. Ja isegi kui ta mõnes asjas võib-olla avastab, et ma ei tea, võtab näiteks Linuxi kasutusele, ja avastab, et mingid probleemid on, avastab, mulle vist ikka Linuxi sobi, siis ta võib öelda, et okei, tore, ma ei kasuta Linuxit, ma jään ikka endiselt oma Maci või Windowsi või millegi muu juurde, eks. Et see on siis juba tema enda vaba valik, mis ta teeb sellega, eks. Et mina ei survesta kedagi nagu nii-öelda kasutama Linuxit, aga ma püüan rääkida, mis väärtust mina selles näen ja miks minu elus see toimib hästi, teenib kenasti ja kuidas minu elu see rikastab, eks. Ma kunagi olin natuke survestav ja sükene, aga ma õppisin sellest nii, et muutsin suhtumist. Et
ma arvan, et tänaseks vist piisas, nii et tänud mehed, et olite siin ja mõtlesite kaasa, panustasite omalt poolt väärtust ja täname ka kuulajaid, kes kaasa mõtlesid ning järgmise korrani. Olge hoitud!